seekord on driverid ja kõik paigas. On. Mikker oli lihtsalt hääleta peal. Martin, kas sul on see sissejuhatav tekst on olemas või kuidas teeme, et üritame? Oota, vaatame kohe, mis... Mulle tundub, et ei ole. Ma teen kiire copy-paste'i. Siis tuleb improviseerida. Ma teen copy-paste'i, on kohe saab tehtud. Mis episood või mis number meil on? 330 või? Hea küss. Kas meil üks vahepealne on ootel? Ma isegi ei tea, kuidas meil praegu... Võt, Priit jättis meid lihtsalt õhku. Aga võib-olla me peakski õppima ise ka hakkama saama mõnikord. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 330 episood ja selle toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Martin Kapp ja täna minuga stuudios Eerik Jõgi. Täna räägime jälle AI-st ja nagu see praegusel ajal kombeks on. Aga seekord on meil külas mees, kes on alustanud tarkvara kirjutamisega juba üle 40 aasta tagasi ja AI-d kasutanud juba üle 20 aasta. Nii et pole mingisugune naljateema, eks ole. Ja külas on meil siis AI ekspert Priit Kallas. Tere mehed! Tere! Tervist! Priit, meil on üks Priit on teise vastu vahetatud, aga räägi, mis Priit sina oled, et räägi veidi siis oma taustast, kuidas alustasid nii vara ja kuidas sa saad öelda, et 20 aastat AI-d on? Selles mõttes olnud tehnoloogia huvi või ma algas urdmekirjandusest ja kuidagi ma sattusin arvutiringi aastal 85 ja siis ma Basicus kirjutasin oma esimese arvutiprogrammi, aga seda tüüpi tehnoloogia huvi on mul kogu aeg olnud ja siis oma töös ma peamiselt siis rakendangi seda tehnoloogia huvi kuidagi millegi tegemiseks ja mis suurusjärk 96, siis me hakkasime sõbraga tegema veebiäri ja siis veebiäriga oli see lugu, et me olime suht kobad, ma arvan, me olime 22 aastat vana siis või 23 ja siis me moondusime sujuvalt reklaamiagentuuriks ja siis pärast seda ma olen tegelenud nüüd siis 30 aastat turundusega, aga selles turunduses ka ja vaadanud just seda, et kuidas tehnoloogiat rakendada nagu veebilehed ja interneti ja sotsmeedia ja mobiilid ja täna me oleme siis jõudnud AI-ni. Aga laias laastus siis et turundus, reklaam, müük ja selline see, ütleme ettevõtjana minu arvamus on, ma just vaidlesin kellegiga sellel teemal, kes arvas, et ei ole nii, aga et kui sa ei müü, siis see ei ole ettevõte. Kui sa oled, ma ei tea, Sotsiaalministeerium, siis sa võid müüa seda ideed, et naised ja mehed peavad olema võrdsed, aga sa võid seda teha, võid mitte teha, aga kui sa ettevõttena ei müü asju raha eest, siis sa ei ole ettevõte, siis sa oled klubi või hobi või mida iganes, eks ole. Sul ei pruugi see välja tulla, aga see on eesmärk vähemalt on see, ja siis ongi, et ma üritan oma teadmisi oma teadmiste eest võimalikult palju väärtust kätte saada, et see on nagu see põhiiva siis. Ja AI näiteks tõenäoliselt aitab seda produktiivsuset vähe jälle ülespoole lükata. Aga enne kui lähme sinna AI produktiivsuse juurde, räägi siis seda tausta, kuidas see 20 aastat AI-d sul siin mängu on tulnud? No selles mõttes AI-ga hakati tegelema ju Dartmouth kolledžis mingi 1957 ja siis nad arvasid, et nad võtavad mingi 3 kuud ja lahendavad selle probleemi ära. Läks veits rohkem nagu 80 aastat, aga seal vahepeal 60-ndatel mingid tegelased progesid siukse asja nagu Alispot. Ja see sisuliselt nagu juhuslikult üritas sõnu ritta seada ja tekitada midagi, mis sarnaneks vastusele kasutaja küsimusele. Ja siis kuskil 2000 paiku siis mingid tegelased tegid sellest nagu siis kaasaegsema versiooni ja proovisid seda vähe uuendada. Ja see oli ka avatud koodil mingi jurakas ja siis tundus lõbus mänguasi, et see oli esimest korda, kui ma päriselt ise olen nagu teinud midagi, mitte et lihtsalt kasutanud või olnud selle
ai nagu tarbija, vaid just nii, et noh, seda sai näppida ise oma andmeid sinna sisse panna ja nii edasi. Et noh, see oli ikka hobi, et see ilmselt ei olnud kuidagi lähenenud mingile tööle või mingile kasule, aga see oli selline lõbusad katsetused. Aga noh, juba siis oli näha, et see juba see 60ndate või 70ndatel, millal see esimene Alispot tuli, siis oli ka, et mõned inimesed juba arvasid, et ta on, no hakkasid attach ima tema külge ja suhet looma, et see oli päris lõpus. Mul küll ei tekkinud oma Alispotiga suhet, et. Ja noh, ütleme sealt võtame veidi edasi, eks ole, millal sa siis, kas sa kaasaegsete AI tööriistade juurde läksid, sa oled ka läinud siis kohe algusest, et nagu. No ütleme niimoodi, et noh, ma olen selle tehnoloogia huviline ja ma tegelikult olen ka ülikoolis tehnoloogia haridust saanud, et ma nagu saan aru, kuidas need süsteemid töötavad ja nii edasi. Ja kui ma peaksin ise ehitama mingi, ma ei tea, tehisnärvivõrgu või tegema ise keelemudeli, siis ma saaks sellega hakkama, eks. Aga ma täna ma reaalselt olen ikkagi, ma teen tööd sellega ja töö tegemisel mind väga ei huvita, kuidas see enam töötab ja ma, või noh, ühesõnaga. Selleks, et saada sellise taseme asju, mida meie saame täna oma töös kasutada, selleks minu teadmistest, või noh, selleks peas ühe inimese teadmistest enamasti ei piisa. Ja seetõttu ma väga enam mingisse masinõppesse sellesse ei süvene, et mingid targemad inimesed teevad seda tööd. See töö, mida nemad teevad, siis on paar sammu ja siis ta muutub mingiks tooteks nagu GPT või Claude või mingi selline asi. Või siis midagi veel keerulisemat, mis töötab kuskil serverites ja inimesed saavad sellega pihta nagu mingi YouTube'i algoritm või midagi taolist, eks. Aga jah, et ütleme, ega see tänase selle buumi nagu tuumik, mis on siis keelemudelid, eks ole. Et sellega mul sai kokku puuda ikkagi umbes samal ajal nagu kõigil, et ChatGPT tuli välja 30. november 2022. Et tegelikult oli see mingi koht nagu playground, kus seda oli võimalik nagu varem katsetada. Et ma arvan, ma olen seda kasutanud 22 suvest võib-olla alates niimoodi, aga jah, et noh, AI mõttes muidugi on pool aastat nagu igavik, aga tollal minust oli ka see suvel katsetatav mudel oli 3.5 ja siis see, mis välja tuli, oli 3.5. Nii et noh, selles mõttes, et ikkagi suht sama asi. Aga anyway, et see üldine noh, sellised nii-öelda sellest, millest inimesed aru saavad, mis asi on AI, selle kogemus on suht sama peaaegu kõigil, kes nagu kohe käru peale hüppasid, aga et kellelgi sama selle ei ole täna hilja käru peale hüpata, sellepärast, et meil on see ainult 3 aastat olnud, eks, et kui auto oli 3 aastat vana, siis ta oli umbes täpselt samasugune nagu esimesel aastal. AI muidugi läheb vertikaalselt eksponenti, aga et ühesõnaga varsti enam on niimoodi, et ma olen iga kuu on. Ma just täna vaatasin ühte meemi, kus oli niimoodi, et noh, inimeste silmad nagu ja siis olid mingid pupillid olid veidrad, see oli alkohol, siis olid mingid täiesti punased, et see oli kanep ja siis oli mingi muu veidrus, see oli kokain ja siis kõige alumine oli siis niimoodi täiesti nagu must nägu ja siis see oli, et keeping up with AI news, et see on nagu see areng on nagu noh, päriselt ka eksponentsiaalne selles suhtes, et nüüd ütleme viimast 3 pool kuud on AI arendab ennast juba ise, eks. Ja see tähendab seda, et mingi Claude ja ChatGPT, nad arendavad ennast ise ja reaalselt ma just vaatasin, Boris Journey on see pagana Claude'i põhimees, et ta kirjutas, et 266 commit'i päevas, see on siis nagu koodi uuendust päevas, et noh jah, et see on see kiirus, et varem tegid päevas 1 või 2 commit'i, kui sa said mingi suurema asja valmis, see töötas, siis tegid sellest versiooni, eks ole, siis täna ta teeb neid 266 tükki päevas ja ta enam koodi ei vaata. Et noh, selles mõttes, et nagu kui keegi on teadlik, mis asi on singulaarsus, siis näib, et väga ootamatult äkki vist juba on kohal, et noh, kui masin suudab ennast ise parandada, siis võib noh, see tekib selline eksponentsiaalne tagasiside nagu
tsükkel, et anyway, et see algasime sellest, et kuida palju ma õppinud olen, aga et ma arvan, et kõik peaksid käru peale hüppama lihtsalt sellepärast, et kui ma eksin, siis ei juhtu midagi, et sa enda aega veits raiskad, kui ma ei eksi ja sellest maha jääd, siis on pekkis põhimõtteliselt, Aga tänane mõte oligi, et rääkida natuke sellest AI kasutamisest kõigis muudes valdkondades, mitte progejate keskselt. Et see on see täpselt nii, nagu sa viitadki, et kõik peaksid pardale hüppama, et tundub, et paljud progejad juba on ja sellest me oleme rääkinud. Aga jah, hoiaks siis fookuse täna seal, et kõik need ülejäänud ja ma saan aru, et see on see, kus sina oskadki meile kõige paremini rääkida, et mis need mõtted on. No saan mõttest aru, aga lihtsalt point ei ole isegi mitte selles, et progejad on käru peal, no osad ei ole, ma just eile käisin rääkimas mingite inimestega, kus kõik kuulajad olid progejad ja siis nad ütlesid, kuidas see, mis ma räägin, on vale. Aga see selleks, et peamine osa oli see, et mitte et progejad kasutavad, vaid meie muutume progejateks. Et meie ei muutu progejaks selles mõttes, mitte keegi ei taha koodi näha, keegi ei taha progeda. Progemine on kark, eks meil on vaja kuidagi selgeks teha arvutile, et juhtuks asjad, mis on meil elus vajalikud, töös või reisi planeerimisel või kus iganes. Ja siis me ütleme arvutile, kuule tee midagi. Vanasti me pidime progema seda. Ja siis selleks oli selline salakeel nagu C või ma ei tea, Python või midagi taolist, eks ole. Siis nüüd seda salakeelt ei ole enam, nüüd sa võid suuga öelda arvutile, et tee asja ja arvuti teeb. Eks? Ja see tehniliselt võttes on siis eesti keeles progemine, eks ole. Ja me kõik hakkame seda tegema. Selles suhtes, mul on üks äpp telefonis, mis on uned või magamise trackimiseks. Ja seal oli üli responsive arendaja, nimelt kui ma saadan neile nagu, kuule see asi ei tööta, siis nagu järgmine päev ma nüüd ütlen, kuule me tegime uue versiooni katsetajana. Ja siis nad tegid selle peaaegu korda ja eile tuli mingi muudatus, mis jälle mingi asja nagu muutis teistsuguseks. No see on pekki, ma vibe code'in ise sellepärast, et enamus funktsioone, mis selles äpis on, ma ei kasuta. Ma ütlen Claude'ile lihtsalt, kuule tee mulle Androidi äpp selline, mis teeb seda ja see on mul olemas. Kui mingi jama on, ma ütlen Claude'ile, kuule muuda see ära või lisa see funktsioon. See on see, kuidas me hakkame edaspidi arvutit kasutama, kõik inimesed. Sa ütled oma telefonile, mida sa tahad, et juhtuks ja siis see asi juhtub. Et see on see, kuhu me teel oleme, et see katab nagu kõik ametid, et see ja progeja amet ilmselgelt kaob ära selles mõttes, et meil ei ole vaja selleks, et meil veebis oleks vorm, ei ole vaja enam eraldi inimest, eks ole. Et me ütleme lihtsalt oma AI-le, et kuule, mul oleks sellel veebilehel vaja vorm, aga seal meil praegu on puudu inimese passinumber, et pane see ka ja siis see juhtub, et see on see, kuhu me teel oleme. No see ilmselt, kui me võtame veel edasi, siin on filosoofiat veel kaugemale ju minna, eks ole, et miks meil ka seda vormi vaja on, kui varsti on seadmed kuulavad kõrvad, eks ole. Seda muidugi, ma lihtsalt praegu on ise otsustama, eks ole, et mis on. Aga pane see mikker endale rohkem suu juurde, ma peaaegu midagi ei kuule. Aga siis, et seal on see, et noh, tegelikult hakkab, see on minu nägemus, et päriselt ka sa ütled, noh, nii nagu me siin midagi räägime, eks ole, et ma ei pea telefonile ütlema, kuule tee sellest transkript või salvesta seda, see lihtsalt ise juhtub, ja siis, et noh, näitlikult, võtame üks tavaelu, eks ole. Nüüd pärast seda, kui meil siin lõpeb see jutustamine, siis mõne aja pärast ma pean minema ühte kohta. See on mul kalendris kirjas. Ma panin jope selga, lähen õue, mul on auto ees. Eks, ma ei telli endale Bolti, lihtsalt kõik asjad juhtuvad iseenesest. Ma lähen nädalavahetusel sõidan suusareisile, siis kui mul telefon teatab mingil õigel ajal, et kuule, takso jõuab kohale 10 minuti pärast, ma ei pea midagi tegema selleks. Eks ole, ja ühesõnaga see hakkab olema nagu Star Trek ja märkisväärselt varasemal aastanumbril kui Star Trek, eks. Et sinnamaani me oleme teel, jah, et praegu, et noh, iga see asi, kus pane see vormile see väli, et seal jah, seda ei ole vaja, et ma lähen, ma ei tea, ütleme Selveri veebilehele, eks ole, telefoniga.
ja ütlen, et noh, seda saab praegu teha, sa võid võtta oma Claude'i või ChatGPT ja öelda, et kuule, mine otsi üks Aclea kastme retsept, pane mul Selveris asjad korvi ja siis noh, ma ise veel ei luba tal seda osta nuppu vajutada, aga põhimõtteliselt seda saaks ka. Ja siis ma ütlen, kuule, pane korvi ja seda saab praegu teha. Ma ütlen telefonilt, tee seda ja siis mul varsti tuleb mees ukse taha koos kotiga, kus sees on Aclea kastme asjad, eks ole. Et noh, täna ta aeg-ajalt ostab sulle kilo sibulat, eks ole, kui sa ise ostaksid võib-olla ühe, aga noh, ta võtab mingi paki, mida ta saab seal parasjagu lihtsamini korvi panna, eks ole. Aga jah, et ma arvan, et see form factor on see telefon, ja siis kui on suuremat ekraani vaja, siis ühendub sul soravalt suurema ekraaniga, et kellelegi midagi näidata või sinu internetiga, kui on vaja mingit kommunikatsiooni, nagu me praegu siin teeme. Ja siin me räägime nagu mõnest aastast ja ütleme aastal 2030 võib-olla, eks ole, et siis see liikumine on nii kiire, et ma ise vaatan ja mõtlen, kuidas see võimalik on, et see nii kiiresti liigub. Erik, sul oli mingi küsimus ka? Ei, ma mõtlesin selles suunas, et noh, kui oli see veebivormi ükskõik milline neist näidetest, et seal on või noh, see mõte, et kui sa ütled telefonile või ükskõik kellele, et tee nüüd siuke asi ära, see sõnadega progemine põhimõtteliselt, et seal tekib minu meelest üks selline keerukus või see, et nagu see ütleme informatsioonihaldus või see on see infotehnoloogia, et küsimus ei ole nagu seal selles progemises, vaid küsimus on selles, et noh, nagu see andmete struktuurne noh, nagu ja mitte sellepärast, et neid nagu noh, et keegi nagu lihtsalt tahaks, vaid selleks, et neid oleks mõistlik kuidagi nagu hiljem töödelda ja seostada ja kõike seda, et see ei oleks selline hunnik pahna, et sul noh, nagu nii nagu, et inimesed koguvad mingeid asju, et sul on nagu mingi inimestel toad või korterid täis mingit jama, et äkki läheb vaja. Et mul on tunne, et see on seal ka ma juba saan aru, mida sa räägid ja ma käisin eile Eesti AI mingil arutelul ja seal oli üks inimene, kes on olnud väga kõva andmete töötleja aastakümneid juba ja ta teenib raha sellega ja siis ta ütles, kuidas andmed on kõik segi ja kõik on kohutav ja nii edasi ja üldse, et meil ikkagi riigi andmed on segi ja kõik andmed on pudru ja kapsad ja sellega ei saa midagi teha. Ei ole mõtet arutada selle üle, mida ei saa teha, sellepärast et arutame seda, mida saab teha mingi aeg, aga lihtsalt vastus sellele küsimusele, see on täielik nonsense see argument. Mul oli siin paar päeva tagasi vaja mingid klientide andmed kokku saada. Need oli mingis 14 erinevas tabelis, milles kõigis oli tehniliselt võttes kõik andmed olemas. No ütleme, mõistmise mõttes ütleme telefon, meil, mingi ametinimetus, midagi taolist. Aadressid, veebilehed ja nii edasi. Aga need olid kõik erinevad. Ühesõnaga, kõigis olid andmed olemas. Ühel võis meili aadressi nimi olla e-mail, teisel võis olla e-post, eks ole, ja mõnel võis olla mingi käibenumber oli SAM ja teisel oli total või midagi taolist, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, pekki ma ei viitsi sellega tegeleda ja siis ma andsin selle kataloogi oma Claude'ile kätte ja ütlesin, kuule, mine loen, et kõikide nende Excelite päised läbi, vaata standardiseeri ära ja tee mulle uus tabel, kus need andmed on siis noh, ühtse struktuuri alusel, noh, mis iganes struktuuri sa ise välja pakud, ma ei viitsi sellega tegeleda ja siis kirjutame kõikidest 14 tabelist andmed sinna, kuna need olid veel mitmes tabelis olid samad andmed ja siis tee duplitseeri ka. No ja siis ta tegi seda. Võttis aega, noh, ütleme niimoodi, ma ütlesin talle ja ma ei kirjutanud siin nagu enam koodi, et ma ei teinud skripti, et selle skripti ta tegi ise, et noh, ütleme veel pool aastat tagasi ma oleks teinud programmijupi, nagu minu töö oleks olnud progemine, siis täna oli minu töö öelda Claude'ile, mida ma tahan. Ja see, et selleks on vaja progeda, see ei ole minu asi. See kui ma annan ka, kui ma olen nagu päris suur ettevõtja ja lähen Nortalisse või mis iganes teil siin need nimetused oli teine, siis ma ei ütle neile, et kirjuta Pythoni koodi või kirjuta see, ma ei tea, kasuta TypeScripti või midagi taolist, eks ole. Ma ütlen neile, et mul oleks vaja, et juhtuks X ja ma promptin neid põhimõtteliselt. Koodi ei pea vaatama, kõik kes arvavad veel, et koodi peab vaatama, need on vales kohas. Need inimesed, kes ei ole enam elus koodi näinud ja ei julge koodi vaadata, need on õiges kohas. Sest koodi ei ole vaja enam vaadata.
ja sellel on mingi, ma ei tea, kui teil saate seal YouTube'i alla saab kommenteerida, sinna tuleb kindlasti mingeid arvamusi selle koha pealt, aga lihtsalt elu on nii. Ja kõik, kes on teistpidi arvavad, see on kaup. Okei, ma ise jään ka küll teisele arvamusele, aga las ta jääb, ma arvan, et praegu me ei pea selle üle siin nagu vaidlema, et jaa. Aga see on põnev ja võib-olla see nii läheb, et mina kardan või noh, nagu see, et see nagu see info nagu küllus või see nagu prügi, mis sealt tekib, et seda on natuke liiga palju, et seal ikkagi mingit struktuuri on vaja, aga võib-olla sul on õigus ja võib-olla sama masinavärk ammustab sellest läbi. No, lihtsalt meil on ju olemas elus näide, see on elu ise. See, et lõvi saab aru, millal ja kus ta sööma peab ja keda sööma ja milline loom maha süüa, see on kõik messi data ju, eks ole. Ja meil on juba vastus olemas sellele, et see ei tähenda seda, et jah, see võib võtta aega, kuni me sinna jõuame, aga see lihtsalt on nii, aga noh, loomulikult enne kui te ei näe, te ei usu, aga siis kui te näete, okei, ma tegelikult mõtlesingi umbes nii, aga et see on see, kuidas elu läheb. Kirjuta üles, ma soovitan, et pane endale neist 5 aasta peale see nõuteine, et ma arvasin nii, ma endal teen nii lihtsalt, et siis, et kui sa üles ei kirjuta, siis sa tulevikus arvad, et ma tegelikult arvasin teistmoodi. Ja sa vaatad teistmoodi tagasi, seda ma tean, jah, see. Aga jaa, tähendab üks asi on, et noh, ma isegi mõtlen seda, et kas nüüd siis AI kirjutab meile uue Linuxi kerneli või noh, nagu väidetavalt ta tegi, aga päris nii tõde ei olnud, nagu nad väitsid, aga et jah, põhimõtteliselt küll, et mitte täna või noh, jah, ütleme nii, et täna suudab AI kirjutada sellise keeruka asja valmis, aga ta teeb seda põhimõtteliselt niimoodi, et tal on nagu näidi sees ja siis ta nagu teeb, eks ole. Aga ajab, et see ootus, et AI ei saa hakkama mingite asjadega, baseerub nagu sellele, et sa vaatad praegust võimekust ja mõtled 1 sammu ette. Aga mõtle 2 sammu ette, siis juba, noh selles mõttes, et see eeldus on see, et AI ei saa olla inimesest targem. Nii, kui sul on see eeldus, siis väga värk, aga noh, tegelikult ikkagi saab küll. Ja siis noh, sellepärast, et inimene on ju suvaline mõõdik, see ei ole mingi kõige parem mõõdik, kõige halvem mõõdik, ta on lihtsalt mingi suvaline verstapost. Ja nüüd arvata, et AI juhuslikult saab ainult inimese tarkuseks, eks ole. Noh, see ei ole nagu mõistlik arvamus. Noh, paljud arvavad, jääb alla inimese. Anyway, et noh, eks igal ühel oma arvamusega, et ma nagu ei näe, et oleks mingi tehnoloogiline piir, mis takistaks seda edenemist. Sõltub, kuidas me ka mõõdame seda tarkust või me mõõdame loovust või me mõõdame intelligentsi, eks ole, aga praegu jah, ma olen täitsa nõus, et juba 90% tegelikult asjadest lahendab see AI väga kenasti ära, aga jah, et sõltub, eks ole, et kuidas me vaatame sellele progemisele, et noh, vahel on nagu omal lihtsam võib-olla nügida teda natuke, aga üldiselt ma olen nõus, et varsti ilmselt ei ole vaja seda üldse teha. Ja no see sama, kui me ei pea ma väldiks igasugust progemisest rääkimist selles suhtes, et meil on vajadus ülesandeid lahendada, et selle ülesande lahendamiseks me anname, või noh, mõnikord teeme ise, aga delegeerime kellegile, kes seda võib-olla paremini oskab, ja siis varem progemise mõttes ma delegeerisin selle arendajale või arendusfirmale, turunduse delegeerisin turundusfirmale ja nii edasi, eks ole, aga kui me nüüd vaatame, et me kõik asjad delegeerime ära, siis me jõuame sinnamaani, et mis järgi jääb, eks ole, siis järgi jääb delegeerimine, see on juhtimine ja teises pooles siis otsustamine. Selles suhtes ma võin ka arendusfirmale öelda, et kuule, tehke nii. Ja kui nad siis teevad nii ja see ei tööta, mitte selles mõttes, et on rikkis, aga lihtsalt ma olen loll ja tegin vale otsuse ja lasin vale asja arendada. Noh, ma olen ka arendus nagu veebiarendusfirmaga tegelenud ja tulevad mulle inimesed, kes ütlevad, tehke meile uus Facebook. Kas te saate meile uue Facebooki teha? Saame küll, jah. Aga mis sa teed sellega? See on loll otsus, jah. Et lihtsalt mõnedel inimestel on olnud läbi aegade mõtteid, et teeme uue sotsmeedia platvormi, eks ole. Ja siis sa tead, et see on viga see mõte, sa võid neile ka öelda, et see on viga. Aga nende peas see ei ole viga, nad tegid selle otsuse ja see ongi see, mis sulle järgi jääb, et meie otsustame oma kogemuse, oma maitse, oma mingite selliste teadmiste pealt, kogemuse teadmist suht sama. Ja siis meie ütleme, nüüd on nii.
ja meie siis juhime mingit kapitali, mis siis kas voolab kuhugi või ei voola kuhugi, eks, et see on see, kuidas see on. Ja üha rohkem see tegija hakkab olema AI. No see on sama tegelikult, et ütleme, probleemi püstitus jääb inimlikule tasandile, et sina ütled, mis probleem sul on, mida sa lahendada tahad, mida sa teha tahad, eks ole. Ja noh, AI võib sulle ka probleeme pakkuda, aga lõpuks siis tuleb see otsustamise pool, mis sina mainid. No selles mõttes jah, et noh, kui mul on probleem, et noh, ma töötan reaktiivselt, ehk siis tekkis midagi, millele pean vastama, siis on mul probleem, eks ole. Aga mõnikord see on see sama loovus, eks ole, et ma mõtlen endale ka probleeme välja. Noh, mõtleme välja probleem. Mul on see probleem, et kuidas teenida see aasta 10 miljonit, ja? Et siis noh, näitlikult ettevõtjana võib-olla. Et siis kuidas et selle ma mõtlesin nüüd ise endale välja selle probleemi. Aga ma võin ka AI käest küsida, kuule, ma olen sellises olukorras, mis võiks olla järgmine samm, ja siis ta pakub ideid ja need ideed ongi siis see, mille noh, siis tehniliselt võttes ta võib need noh, ka ta mõtleb 10 asja välja, aga nüüd 10 asjast mina pean otsustama, mis tundub mulle realistlik lahendada, eks ole. Ja siin seal mulle show notesides või seal korra oli ka see küsimus, eks ole, et inimesed ei näe AI rakendamise kohti, sest nad ei taju selle võimalusi, eks ole. Et sul ei olegi vaja tajuda AI võimalusi. Sul on vaja teada, mida sul vaja on ja siis ma arvan, et see oli, ma ei arva, ma tean, et see oli Steve Jobs, kes ütles, et sa hakkad asju arendama nii, et sa mõtled, kuidas sa tahad, et oleks, mis on valmis, kuidas valmis välja näeb. Ja siis sa mõtled, et vot, ma tahaks, et oleks nii. Ja siis sa hakkad vaatama, kuidas seda saada. Ja siis sa saad teada, et võib-olla ei olegi võimalik. Ja kui see on väga osav, siis võib-olla sa leiad tee, kuidas avastad midagi uut, leiutad midagi uut. Aga et AI-ga samamoodi. Et ma päriselt näen päris nagu sagedasti seda, et inimesed, ma arvan, et AI ei oska seda. Ära harva, proovi järgi ja saad teada. Ja teine asi on see, et huvitav, kas AI oskab seda, nagu minu käest küsitakse. Kas sul ei ole seda AI-d kodus arvutis olemas või miks sa tema käest ei küsi või anna talle see ülesanne, siis sa näed seda. Ja see on muide üks huvitav asi, mida võiks teha iseendale igaüks, kes kuulab. Et oma töös kirjelda soovitavalt ka jälle AI abiga ära mingid oma tegevused, mida sa ei viitsi teha ja tahaksid, et AI teeks. Ja nagu ütleme siukse, nagu prompti failina, mingi teksti fail, kus on kirjas selle töö mingid ülesanded, võib-olla natuke mingid andmeid, midagi taolist, võib-olla A4 või 2, siis A4, 1 või 2 tükki lehti. Ja siis salvesta see endale ära. Ja iga kord, kui mingi uus mudel välja tuleb, sööda sisse. Vaata, mis tulemusi annab. Siis töö käigus sa võid vaadata seda, et ta kukub läbi alati ühes või samas mingis kohas. Võib-olla me saame sellest tööst selle välja võtta ja siis ta juba on automatsioon olemas, aga võib-olla me peame ootama, et lihtsalt, et tuleks natuke parem mudel välja. Aga et sa, et sulle, progemises on sellised asjad nagu automaattestimine, eks ole. Ja siis see, et iga kord, kui kood valmis saad, siis sa lased natuke midagi jooksutada, vaatad, kas kood annab nagu töötab või töötab. Et samamoodi sa võid teha endale oma tööülesannete kirjeldused ja vaadata, kui järgmine mudel jälle välja tuleb, kas teeb või tee. Aga seal on jälle soovitav ikkagi suhteliselt väikesteks kildudeks lüüa, sellepärast et paneb asjad korvi. Okei, sai hakkama, aga läheb, maksab ära, ei saa hakkama. See tähendab, et meil pool tööd või isegi mitte pool tööd, vaid enamus tööd on tegelikult tehtud, kui me võtame selle esimese otsa. Aga kui me võtame mõlemad, siis me ütleme, ta ei saa sellega hakkama, eks ole. Et tegelikult ju saab, eks ole. Ja seal ongi see, et ma korra siin varem juba ütlesin seda, et ei ole mõtet arutleda selle üle, mida ei saa teha. Sellepärast, et see on aja raiskamine, et tee neid asju, mida saab teha ja vaikselt nagu uued mudelid välja tulevad, siis sa hakkad vaatama, seda juba saab ja seda juba saab ja seda juba saab. Sellepärast, et kui ChatGPT tuli välja 22 aasta novembris, siis ta eesti keel oli ju nagu täiesti absoluutselt kohutav, teda ei saanud nagu eesti keeles kasutada, eks ole. Siis täna vahet ei ole, mis keeles sa kasutad teda, eks ole. Ja see on 3 aastat, eks. Anyway, ühesõnaga.
sellised asjad, et kirjelda oma tööd ära, hakka vaatama ja seda kirjeldamist kindlasti tee AI abiga selles mõttes, et see tee põhjalik ja detailne, salvesta kuhugi ära, iga kord kui uus mudel tuleb, katseta, vaata, mis juhtub. Tegelikult see on nüüd hea juhatus võib-olla sinna, kus võiks nagu ka veel minna, et oma igapäevatöös, et sa ütled, et sa ei ole ju progeja, on ju, ja meil kuulajad selles episoodis ka, noh, eeldatavasti on meil nüüd ka väljaspool arendusi. Kuidas sina kasutad veel AI-d, et oma siis nagu töövoogusid veidi optimeerida, lihtsamaks saada, mis tööriistu sa kasutad või mis on su igapäevane selline, ütleme siuke, millega sa tegeled? Mul peamiselt ikkagi, ühesõnaga AI on nagu, räägitakse sellisest asjast nagu AGI, Artificial General Intelligence. Ja see general seal, see tähendab, et teeb enamus asju. Ja seega ChatGPT, Gemini, Claude, need teevad enamus asju. Et ma ei kasuta näiteks mingit kursorit või antigravitit või mingit selliseid eraldi nagu mingit progemistööriistu või nii edasi. Sest ma olen otsustanud, et ma koodi ei vaata enam. Isegi siis, kui ma tean, et selle värvi ma suudaks X-koodis ise ära muuta ja see saaks palju kiiremini valmis. Ma ütlen Claude'ile, et anna minna, tee värv õigeks. Ja siis ta ragistab selle kallal võib-olla 5 minutit, aga see, ühesõnaga, et see ei ole minu asi seda enam teha. Aga jah, tööriistad, minu töö on ju väga paljud, ma usun, kes kuulavad seda ka praegu või vaatavad, töö on ju tekst. Selles mõttes, et klaveril klahvi vajutamine, aga ka see rääkimine, mis ma teen, on tekst, eks ole. Ja teksti tegemiseks on meil samad asjad, Claude, OpenAI ja Google'i Gemini, eks ole. Et need on isegi kui on mingi muu tööriist, mille sees on AI, siis tihti on need samad AI-d, eks ole. Et miks ma peaks neid läbi lukuaugu kasutama, kui ma võin lasta Claude Code'il või OpenAI Codexil lihtsalt oma arvutis ringi tuulata ja teha asju. Siis ma ei tea, kas näha on, aga see mingi must nurk vähemalt minu juures paistab, aga siin on üks arvuti. Seal sees jookseb Claude. Mitte Claude siis nagu Claude AI, vaid OpenClaw. Ehk siis selle jaoks mul on täiesti eraldi arvuti, seda ma ei raatsi oma elavasse arvutisse panna, sellepärast et ma installisin sinna Linuxi ja Ubuntu ja siis andsin talle root-õigused, ehk siis nagu ta võib põhimõtteliselt kogu masina ära kustutada, kui ta tahab. Ja siis sellega ma olen katsetanud igasuguseid asju ja see on tõesti esimene kord, kus ma tundsin, et masin on nagu partner. Selles mõttes, et kui muidu ma võtan ikkagi ChatGPT-d ja Claude'i ja neid asju, isegi kui ükskõik mis tööd ma teen, mis kanali kaudu, siis ma võtan seda ikkagi, nagu ikka ei ole mul mingi pagana sõber, vaid ta on masin ja ma annan talle käske, ta annab vastuseid, kui vastused on valed, siis mõnikord röögin, aga siis OpenClaw'ga oli niimoodi, et ütlesid midagi ja siis asjad juhtusid nagu keegi, kes on nagu agent, asja nimi on agent, eks ole, et ta on agentne ja ta teeb ise ära nii palju samme, et see tundub, pagan, see on nagu päris inimene. Võib-olla mitte kõige taiplikum inimene, aga ikkagi nagu päris inimene. Aga seal, mu oma töö on ikkagi turundus, et kõik võimalikud turunduse asjad, ega see tekstide loomine, veebijuppide tegemine, siis ka siin ühel veebilehel lasin auditi ära teha, et ma olen oma elus teinud selliseid asju nagu veebiaudit, kus sa võtad mingi suurema veebilehe üles, vaatad tehnilised asjad üles, turunduse asjad üle ja nii edasi ja nii edasi. Ja see võtab nagu nädalaid või ütleme tundides kuskil 40-50 tundi. Normaalse suurema veebi puhul. Siis ma ütlesin oma agendile, et kuule, et mul on üks mingi hästi vana sait, kus on mingi paarsada artiklit ja mingid teenuselehed, et mine tee selle veebi audit. Siis ta tuli mul 40 minuti pärast tagasi ja see, mis ta teinud oli nagu väga asjalik. Ja siis, kui varem ma sain talt lihtsalt raporti, et mine nüüd toimetama, siis ma just praegu enne seda, kui me siin alustasime, ma andsin talle käsu kätte, et kuule, võtame nüüd ühe haru sellest auditist ja teeme selle korda. Et nüüd tee mulle plaan, et kuidas me selle korda teeme. Nüüd, kui me siin lõpetame, siis ta tõenäoliselt ütleb mulle, et ta juba valis ära mingi teema.
ja ma ütlen, et ühesõnaga see mõte on seal, et see on mingi mitusada artiklit, aga hästi palju on korduvatel teemadel. Et koondame kõik artiklid niimoodi, et mõne või paari artikli peale on kõik teemad kaetud, need on põhjalikumad ja suuremad. Ja siis ülejäänud, no ühesõnaga teeme igast SEO-värki ja nii edasi. Ma lihtsalt ütlesin talle, kuule anna minna, et tee mul see esmane plaan ära ja siis kui me lõpetame, vaatan üle. Võib-olla täpsustan midagi, ütlen anna minna. Ta on mul otse ühendatud ka selle saidiga, mille auditit ma seal teen, see on tavaline WordPress. Ja siis ma ütlen, anna minna, tee suunamised, tee uued artiklid valmis, pane drafti üles, ma vaatan läbi. Noh, seal on ka nüüd, see on sarnane asi nagu koodi vaatamisega, et kas ja millal on vaja vaadata, aga et ütleme, koodi peale saab jooksutada teste, et kas kood töötab või ei tööta. Siis tegelikult ka kõnes on see, et mu kõne kas töötab või ei tööta. Kui nüüd kuulaja ei saa aru, mida ma räägin, siis mu kõne ei tööta, eks ole. Kui ta ei usu mind, siis nagu siin näiteks Eerik ei usu, siis mu kõne ei tööta, see ei ole veenev. Ma pean nüüd ise oma teadmistega vaatama, et kuidas see lause niimoodi ümber teha, et Eerik mind uskuma hakkaks. Või mingi lause juurde kirjutada, eks ole. Aga et seda testi ma ei oska või AI veel ei oska teha, et ta tase ei ole sellel tasemel. Et see on üks koht, et see on vaata nagu ka selline otsustamise ja mõtlemise protsess, et ma arvan, et ta jõuab suht kiiresti, et niisugune igapäeva asjade puhul ta suudab ka need asjad ära teha, aga veel ei ole seal. Aga see on jälle üks asi, et ega promptimine on ju ikkagi inimkeeles progemine ja kui ma olen tegevdirektor 100 inimesega ettevõttes, siis ma lihtsalt promptin neid tegema asju, mida ma tahan. Kas see tegija on seal taga kas see, keda ma promptin, on arendaja, müügimees või koristaja, vahet ei ole, eks ole. Ja kui me tuleme koristaja juurde, siis me jõuame selle messy datani või sodiste andmeteni, millega Eerik hakkama ei saa. Ja siis, et koristajal on seda messy datat märkimiselt rohkem kui meil üheski folderis. Anyway, et need on siis ütleme nii, et päriselt ka, et nagu põhitööriistad on ikkagi need samad üldtuntud nimed, et seal mingid imeasju ei ole. Ma aeg-ajalt, ütleme, pilte on vaja teha jälle. Parim mudel täna on Gemini minu arust, eks ole. Videoasju teevad ka, ütleme seal VO3 ja Sora, mis on OpenAI ja Google, eks. Ja audio osas võib-olla, et kõnet teha, siis kõne mõttes võib-olla tõesti on kõige parem on meil see 11 Labs, et siis nagu vestlus teha, et ta saab eesti keelega ka hakkama, et kui keegi katsetada tahab, siis ta ise ütleb ja dokumentatsioon ütleb, et ta ei oska eesti keelt, ta kõigelt oskab. Ja see töötab päris hästi. Mul on need agendid kõik räägivad eesti keeles ja siis kasutavad seda 11 Labsi selle jaoks, et nii et võt minu meelest ka ütleme viimased paar aastat võib-olla ongi kõige imelikum nende igasuguste kõnetuvastuste ja telefoniga rääkimise puhul ongi see, et sa pead nagu kuidagi, et hästi kasutada, sa peaksid rääkima inglise keeles, aga ilmselgelt eesti keel ei ole enam kaugel. Nagu sa ütled, 11 Labsi puhul juba kohal, eks ole. Ühesõnaga nii on, et eesti keel mitte ei ole enam kaugel, vaid eesti keel on kohal. 11 Labs on perfect, ütleme nii perfect, et ikkagi täitsa nagu viimase peal. Et ma siin proovin telefonist ühe üles leida, aga mida ma saan võib-olla lasta mikrisse. Aga et ühesõnaga AI-ga täna lihtsalt teile ja ka kuulajatele või vaatajatele, et sa pead iga kuu, see sama test, mis ma ütlesin, vaata, kas ta sinu töös saab hakkama millegiga, kõik, reaalselt iga kuu muutub, eks, ja see oli, ütleme, ma arvan, mul sõber Henrik tegi testi selle 11 Labsiga novembris äkki. Ja siis oli väga pooletoobine ja täna ma praegu kasutan, eks, ja mõnes kohas näiteks, ütleb mõne sõna, kui sul eriti kui on ingliskeelne sõna eestikeelse teksti sees, siis teeb vigu ja nii edasi. Aga siis ma vaatan, kas tuleb läbi või ei tule. See on auditi kokkuvõte, see sama, millest ma ennem rääkisin. Okei, räägin sulle läbi, mis ma tegin. Avasin 7line sitemapi ja sain kätte kõik 380 lehte. 19 põhilehte ja umbes 360 blogipostitust. Avasin iga põhilehe eraldi ja lugesin sisu läbi. Kõige kriitilisem leid. Hosting lehel on hinnad endiselt kroonides. 66 krooni kuus.
euro tuli 15 aastat tagasi. Enamus sisust on 10-20 aastat vana. Neti.ee kui peamine otsingumootor. Väga dramaatiline. Miks ma võtsin selle vana lehe oli lihtsalt see on Eesti esimene internetiturundusblogi kusjuures. Aga et kuna ma olen sellest ammu edasi liikunud, siis seda polegi 10, 15, 20 aastat muudetud. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma selle annan agendile kätte ja midagi nagu katki läheb, vahet pole. Ja siis nüüd ongi mul eksperiment, et kas teeb korda või ei tee korda, eks ole. Aga see euro tuli 15 aastat tagasi. Väga selline teeb tööd. Aga selgelt oli nagu siuke emotsioon või siuke nagu juurde, et ei olnud lihtsalt kuiv ülevaade, vaid ikkagi nagu selgelt emotsiooniga asi. Nagu rõhuasetuses ka, et kui muidu on nagu soome keele põhjal, et ütleme, et 18 lehte, no see kõlas nagu päriselt kohe. Ja no siin oli ka niimoodi, et ma võtsin suht nagu ma nüüd peast ei mäleta, seal saad ka tuunida neid hääli, et ta räägib kiirust ja tooni ja nii edasi. Et mul alguses oli mul on 3 agenti selles arvutis seal taga ja siis nad olid kõik mehe häälega, siis ma ühe tegin naiseks endal, et oleks nagu võrdõiguslikkus ja värk, aga siis, et kiirust, et mingitel juhtudel on see, et ta räägib tihti aeglasemalt. Ma ei tea, kas inimesed ei jaksa kiiresti kuulata või midagi, aga et see on mul enamasti, et ma pigem keeran neid natuke kiiremaks, siis tundub ka soravam. Ja kui mingi väike viga on sees, siis kui on kiirem räägib, siis see nagu jääb nagu peitu rohkem. Aga kas sa seda teksti siis kasutad kellegile nagu edastamiseks või nii-öelda ülevaate tegemiseks? See oli konkreetselt selline, see antud juhul oli see, et ta tegi mul seda analüüsi, see võttis ikka parasjagu aega, see oli mingi 400 lehekülge, eks ole. Ja siis ma sõitsin autoga ja siis ma tahtsin, et ta ütleks, mis ta valmis sai. Ja siis ma ütlesin, kuule, et saada mulle audio või ütle mulle suuga, mitte tekstina. Et alguses oligi, ta saatis mulle failid. Ma ütlesin, kuule, mida ma nende failidega siin telefonis teen, et anna mulle nüüd audio ja siis tuli see. Okei, et siis su see OpenClaw võttis selle ühest kohast selle analüüsi ja söötis selle sinna ElevenLabsi sisse, tegi audio ja mängis sulle välja tagasi. Jah. Okei. Kui palju see OpenClaw sul, palju sa talle autonoomsust oled andnud, et kui tal on mingid tööriistad puudu, ütleme, et meil on... Jaa, teeb ise kõik ära, et see, ütleme niimoodi, et see sama arvuti, mis mul seal taga on, see on põhjus, miks ma mitte kunagi oma elus enam Lenovot ei osta, aga siis seal on 5 korda emaplaati vahetatud, aga mitte sellepärast, et emaplaati oli vaja vahetada, vaid sellepärast, et nad ei teadnud, mis on viga ja siis mõtlesid, vahetame emaplaadi ära, siis peaks ju nagu uus arvuti olema. Aga probleem oli tehniliselt selles, et neil on oma nagu emaplaadis on mingi BIOS, mingi, kuidas selle asjad töötab, seal on ka programmijupid. Ja see plaadi peal olev programmijupp on katki. Ja siis, kui nad emaplaadi ära vahetavad, siis sellel uuel emaplaadil on sama programmijupp. Ja nad keelduvad seda parandamast ja siis ma reaalselt, see on siiamaani ülikõva arvuti, mingi hiiglasliku mäluga, see on mu nagu daily driver. Ja siis lihtsalt mingitel hetkedel, jookseb 10% võimsusega. Need isegi YouTube'i videod ei käi, ja mitte midagi teha ei saa. Ja siis ma mõtlesin tühja, et see kui kiiresti, agentidele pole kiiret arvutit vaja või isegi kui on vaja, vahet pole, kui tal võtab mingi tööminut rohkem või vähem, et see inimest ajab närvi, AI-d veel vist mitte. Ja siis ma ütlesin jah, et näed, et mul on siuke probleem selle arvutiga ja siis ta, kuule, et kusjuures ma olin ju ka ise otsinud internetist ja olid väga vastakad arvamused, mis see probleemi tekitab ja nii edasi. Ja ma siin vaatasin, et olid erinevad arvamused ja ma ise arvan, et on see, oota, las ma testin. Ja siis keeras natuke nuppe ja siis tekitas olukorra, et seda probleemi enam selle arvutis ei ole, mida Lenovo geeniused remonti, või tähendab, Lenovo ma teavad, mis see probleem on, nad keelduvad seda lihtsalt parandamast, aga et anyway, esimene asi, mis ta ära tegi, oli parandas ära selle arvuti, mille pärast ma pidin endale, ma ei tea, 2000 € uue arvuti ostma,
et piisavalt palju ja puudu olevad tööriistad leiutab ta ise välja. Ja täpselt jah nii, et ütleme niimoodi, ma andsin, Eleven Labs enamasti juba, kui natuke rohkem tahad kasutada, tahab raha saada. See on mingi 5-6, seal saab juba päris mõnusalt katsetada, aga mul ei olnud talle antud ligipääsu. Ja siis, kui ma esimest korda talle audiot ütlesin, siis ta ise otsis välja mingid tasuta vahendid ilma minuta täiesti, pani ise tööle, sai aru, mida ma talle audiona ütlesin ja vastas sama genereeris siis tõsi natuke robotlikuma teksti, sest need tasuta mudelid ei ole nüüd nii head, aga ta, me saime hakkama selle suhtlusega ja tõesti. Ja päriselt ka, et mis mulle nagu meeletult meeldis selle OpenClaw puhul on see, et ma tõsiselt muidugi võtsin täiesti eraldi arvuti, et mingit riski ei oleks, et ta mu pagana asjad ära sööb, eks ole. Aga, et ma ütlen talle, et tee nüüd seda. Mul oli, näiteks ma olen harjunud, et ma enamasti olen tegelikult Windowsi kasutaja, aga et mul on mingid, kuidas ma copy-paste in asju, mingi clipboard manager ja mingid sellised asjad, mida mul seal Ubuntu peal ei olnud ja ma ütlesin, kuule, tee mulle. Kuule, ma leidsin need 2 progejuppi, et need võiks selle ära lahendada. Et mis sa mulle sellest räägid, pane tööle. Ja siis nüüd ongi nagu selles mõttes, ma olen nagu agendil on sellised failid, mida nad loevad, kui nad käima lähevad. Seal ma olen öelnud, et ära seleta mulle, mida sa teed, eks ole. Et kui ma lähen ja kui siis midagi, selge, et ma annan talle rohkem ruumi võib-olla eksida, kui niisama võib-olla oma päris töös. Aga see ongi, et ma soovitan kõigile, et katseta ja proovi leia ja isegi mina arvan, et tänapäeval on ikka nii, et igaüks leiab endal kuskilt keldrist mingi vana arvuti ja isegi kui leia, siis mingi panni sa saad 100 € kuskilt Facebook Marketplace'ist kätte ja pane jooksma, katseta ja see on just see, et kui sul on julgust või võimalust teha vigu, siis sa õpid, eks ole. Kui sa kogu aeg kardad, kas ma ei taha seda teha, sellepärast äkki plahvatab, siis sa ei saa ju õppida sellepärast, et kui sa oled, ma ei tea, F1 autojuht, siis kui sa ei ole kunagi välja sõitnud, siis sa ju ei tea, kuidas krummid peavad, eks ole. Et sama asi on AI-ga ja üldse igasuguse arvuti kasutamisega, et kui sa ei julge nuppe vajutada, siis sa ju ei õpi, eks ole. See võib küll olla, et see tegelikult tuletab meelde nagu seda analoogi, ütleme, võib-olla meie vanemate või vanavanematega, kellel on arvutid, telefonid olemas ja siis nad lihtsalt ei julge vajutada mingit nuppu, et menüüs või settingusse minna, vaadata, mida parandada. See ei tee mitte midagi, sul on vajuta sinna. Ma ütlen või ma toon nagu näitena seda, et kõik me enamuse seas on mõni selline vanem inimene või enamasti vanem inimene, kes ei julge arvutit kasutada. Tegelikult on seda keskmist või meie vanustuses ka, aga et mõtle, kui sa nüüd praegu jääd samamoodi AI-st maha, nagu need inimesed on jäänud arvutist maha. Et kui hea elu sul on 5 aasta pärast. Et see on see sõnum, et vajuta nuppe ja vaata, mis juhtub. Et selleks ajaks, kui me oleme 2030, siis sa oled see tüüp, kes julgelt vajutab nuppe ja saab aru, mis toimub, mitte ei käi sõbra, kes küsima, kuidas see asi käib. Aga OpenClaw on natuke võib-olla eriline juba ju. Ütle võiksli, Martin praegu siis. Jah, et OpenClaw on ju juba natukene selline keerukam setup, ütleme tavalise mitteprogeja jaoks, eks ole, ütleme niimoodi. Ütleme, seal on nagu see, et selle paigaldamine on tegelikult super lihtne aga reaalselt inimesed kardavad arvutit, midagi ei ole teha, see lihtsalt on nii, ma ei tea, miks see nii on. Selge on ka see, et ma olen 41 aastat arvutit kasutanud, et ma väga ei karda seda, aga et see sama asi, et ma teen suure osa tööd terminalis ja nagu mul üks klient ütles, kuule, see on see must ruut või? Jah, see on see must ruut. Aga kui sa näitad kellegi seda terminali, seal on mingid veidrad sõnad ja midagi imelikku ja siis sa pead mingi käske teadma ja nagu see on nagu lihtsalt plõks, nagu ei saa aru ja tehniliselt võttes, kui selle Claude'i käsu seal või Gemini käsu või Codexi käsu käima paned, siis ta on ju lihtsalt nagu chat, aga lihtsalt natukene näeb tehniline välja ja inimesed on kohe plokk ees ja ei kasuta, eks ole. Et see ongi nagu see, et kõik julgevad pange see tööle ja siis selle OpenClaw'ga on küll jah see, et
sa siis paned selle musta ruudu käima, siis selle musta ruudu sees sa pead tegema asju ja siis, kui sa seda oma arvutis teed, siis see on jumala riskantne, on. Aga siis, kui sa tahad seda oma arvutis teha, siis sa saad teha virtuaalmasina või konteineri või mida iganes, mis on juba keerulised sõnad ja no mis siis, küsi Claude'i käest, mis ma tegema pean? Kuule Claude, ma tahaks Open Claude see sõnade, see nimevalik on kohutav, et Claude nagu siis AI ja Open Claude nagu see agent, et sama nimega, aga et küsi oma AI käest, ütleme siis ChatGPT käest, kuule, ma tahaks installida seda, ütle mulle, mis on sammud, ütle mulle, mis on riskid, kuidas teha nii, et riskid oleks minimeeritud, eks ole. Ja siis, kui sa Open Claude installid, siis esimene asi on see, sa pead ütlema, jah, olen lugenud turvad seda juttu. Ja siis, nagu ikka, kui me loeme litsentse kõiki ja siis ütleme jah, eks ole, aga seal on nagu see turvajutt on siis päriselt kirjas, miks ja mis on turvaline, mis ei ole turvaline. Aga jah, võta see vana pannarvuti, õpi natuke arvutit kasutama, aga ma kahtlustan, et täna on nagu see on nagu Open Claude on nagu selline piiks ja kaob. Sellepärast, et kogu see võimekus tuleb nende samade ChatGPT, Gemini ja Claude'i sisse. Et täna hommikul ma vaatasin just Twitterist, et mingi tüüp ütles, et kuna Claude'ilt tuleb iga päev uuendusi siis Anthropikult, siis et see ongi see põhjus, miks nad selle Open Claude Peteriga diili ei teinud, et neil oli internally oli see asi juba olemas, eks ole, nad lihtsalt jupi kaupa lasevad seda praegu välja, aga jah, et praegu on nagu iga asjaga on nii, et sa vaatad, et et AI veel päris ei saa hakkama, ma ehitan mingi lisajubina, mis teeb selle AI-ga siis nagu selle põhimudeli võimekust suurendab ja siis tuleb järgmine mudeli versioon välja ja see sööb sul selle startup'i ära, eks ole. Et minu nägemus näiteks on see, et meil on see kursor, mis on ilgelt kõva mingi progemistöörist. Mingi valuation on 10 miljardit või midagi sükest. See on mõttetu, kui selle IPO tuleb, siis ei peaks sinna investeerima, et selle põhja, sellepärast, et kõik see funktsionaalsus, mis on seal sees, A ei ole vajalik, sest meil ei ole vaja koodi näha või B siis need OpenAI või Anthropic või Google võtavad selle sama funktsionaalsuse mudeli sisse ilma, et sul oleks vaja erinevat tööriista selle jaoks. Mina olen väga kursori pooldaja. Ega midagi ole teha, aga ma saan ka sinu pointist aru, et tegelikult on mõlemaga see, et nad ei tea, kuidas, isegi nemad ei tea veel, kuidas poole aasta pärast inimesed neid tööriistu kasutavad. Selle kohta ma ei mäleta, kas Anthropicu enda mingi tüüp ütles või keegi ütles seda, et see on hästi raske ülesanne, aga mõtle selle peale, mis on 2 aasta pärast. Siis sul jääb natuke aega võib-olla ehitada mingit silda või seda vallikraavi endale, et AI tööriistad ei saa sind ära süüa kohe. Aga kui sa mõtled, et mis on 2 aasta pärast, siis nagu vertikaalne eksponent mõtte selles mõttes, eks ole. Et kui me vaatame 2 aastat tagasi, seal oli meil vist 4O tuli välja siis äkki või, siis 4O klassi mudelid me saame täna jooksutada arvutis, eks. Ja kui 4O välja tuli, siis kõik võtsid, jube vinge asi. Praegu peaksid seda kasutama. Mõnedel on mingi psühholoogiline attachment 4O külge, aga kui tehniliselt võtta, siis nagu 5. klassi mudelid on next level, eks ole. Ja siis, aga, et kui me vaatame, et see, mis oli 2 aastat tagasi, me võime täna oma arvutis jooksutada ja see, mis oli 3 aastat tagasi, seda me võime täna oma telefonis jooksutada. Siis, kui sa vaatad tulevikku, siis tore, et sulle kursor meeldib, aga seda varsti enam ei ole vaja lihtsalt. Või ega ta ei kao nüüd ära, et sina ju ikka kasutad ja eks nad näevad hullult vaeva, et oma seda miljardeid õigustada, eks ole. Aga lihtsalt kui mul ennem oli põhjus minna kursori peale, siis üha vähem on seda põhjust, sellepärast et see on nende põhitööristade sees olemas. Kuidas sa näed seda, et täna kogu see asi, et katseta, vaata ja nagu hinda ja see asi on kiires muutumises, et see on veidi vastand sellele, kuidas enamus sellised tavalised
kontoris, mis iganes tööd teevad inimesed oma nagu tööd näevad, et kus see on nagu rutiinne, seal on ettevõttes mingid protsessid paigas, mingid ükskõik mis tüüpi töö see on, et nad pigem lähevad sinna hommikul seda tegema, õhtul lähevad tagasi ja tahavad selle ära unustada. Ja need inimesed juba oma loomult ei ole need, kes sellega katsetavad, et kuidas see nagu kokku läheb või et nagu versus siis need nagu üksikettevõtjad või kõik need, kes siis nagu rohkem katsetavad, otsivad ja siis saavad sellega eest ära joosta. Ma saan täitsa aru, mis sa mõtled, lihtsalt see, et kellel on protsessid paigas, et mitte kellelgi ei ole protsessid paigas, isegi kui nad ütlevad, et neil on, siis nad ei järgi neid, aga loomulikult on erandeid, aga siis tulles tagasi selle, et kuidas inimesed, meil on ju ikkagi Pareto oli tore mees mõtles välja, et 80-20 ja siis nii on. Et need 80% ei hakkagi kunagi sellega tegelema ja see, miks mina tegelen, ma ei tea, üks skill, mida ma võib-olla mainiks veel, on siin üks selline otsus ja maitse, eks ole, uudisimu. Kuidas uudisimu õpetada, pole õrna aimugi. Nagu, ma pean tunnistama, et mul kohati on uudisimuga probleeme. Et mind huvitavad liiga paljud asjad, et mul nagu killustub kõik, eks. Aga kui sul ei ole huvi selle vastu, ma olen mõnedele andnud seda mõtet, et üks võimalus, et nagu mul, ma olen nagu fänn ja mul on huvi selle vastu. Isegi siis, kui see ei oleks mu töö osa, mu see tehnoloogia huvi on mus olemas, et ma selle hobina ikka teeksin. Nagu ütleme, mingi arvutimängur upgrade ib oma arvutit ja vaatab igaseid asju. See on üks, see on nagu võib öelda eelistatud asi. Siis teine variant on see, et sind üldse ei huvita. Aga sa lihtsalt otsustad, et elu on raske, ma pean selle selgeks õppima ja lihtsalt võtad seda nagu tööd. Võtad omal, otsustad, et nüüd, see on soovitus, et isegi kui sul uudisimu on, võiks ka ikkagi protsess tekitada ja oma päeva osaks selle teha. Et ma pool tundi päevas või tunni päevas ma vaatan, kuidas AI minu asju teha saab. Ja täiesti nagu vaba voolu peale. Ja ega huvi tekib ju siis, kui sa mingi asja saad selgemaks, siis sul tekib julgust ja huvi selle asja juurde. Nii et kui sa siis teed endal sa ei taha seda, ma vihkan AI-d, aga ma lihtsalt teen seda sellepärast, et Priit ütles. Ja siis on need inimesed, kes ei tee kumbagi. Et lihtsalt 5 aasta pärast tegelevad mingi uue ametiga, mille AI nende eest ära teeb praegu. Ja siis neil on mingid ametid veel, seesama koristaja ja elektrik, eks ole. Kuigi need inimkujulised robotid võib-olla tulevikus teevad ka neid töid. Aga anyway, et selle mingid head vahendust ei ole, et see Eeriku küsimus, eks ole, et kui keegi teeb tööd, üks asi, mis on, et meile rääkis juba palju asju, mul on tunne. Ma eile tõin kellegile sellise näite, et väga tihe päev oli, aga et siis, et tihti inimesed mõtlevad seda, et Pekki, ütleme niimoodi, et ma tegin neid asju, ma tegin päevad läbi tööd ennem, ütleme Exceliga ja nüüd ma olen raamatupidaja. Ma tegin ennem Exceliga ja nüüd ma pean õppima selgeks raamatupidamisprogrammi ja ma pean seda sama tööd tegema teise tööriistaga edasi. Siis AI puhul mul on tunne, et see on natuke erinev, et AI siis võtab sult mingi hunnik, eks see ka raamatupidamisprogrammi võttis sul mingi hunniku töid ära, mida sa ennem Excelis pidid tegema, aga et see on nagu teistmoodi, et see shift on märkimisväärselt erinev ja ikkagi kui sa suudad AI abil mõned oma tööd ära teha, siis sul võiks tunde üle jääda. Ja siis sa saad otsustada, kas sa nende tundid müüd veel maha ja teed rohkem tööd, ehk siis saad nagu produktiivsus kasvab ja teenid rohkem raha või teine võimalus on, et lähed koju ja paitad kassi või mängid lapsega, eks ole. Et see on nagu siis su isiklik valik, eks ole. Aga kõikide inimeste unistuse. See on üks asi, mis on, see meil on, ma ei ole mingi suur ametiühingute fänn, aga ametiühingud tekitasid meile sükse ägeda asja nagu 40 tunnine töönädal. Ja ütleme nii, et kapitaliste sõimatakse hirmsasti, et nad on kohutavad inimesed ja piinavad töötajaid, aga
ministeerium on ju ka ja riigiamet ja nii edasi, et noh, tööandja on see kohutav. Ja kui sul seadusega ei ole piiratud, sul seadus on 40 tundi, siis tööandja tahab sult need 40 tundi kätte saada, eks ole. Ehk siis kui AI nüüd tulemus on, siis võib-olla peaks vaatama, et teeks 39 tundi või teeks 20, sest et kui see on 40-ga piiratud, siis tööandja nõuab sul kõik tunnid välja, eks ole, et isegi kui sa teed produktiivsemalt tööd. See võib olla nagu hea mõte selles suhtes, et ka see Eesti AI üks sõnum oli see, et meie produktiivsus on nagu pool Euroopa Liidu omast, mis on nagu kohutav ja AI võiks olla samm selles suunas, et meie produktiivsus tõuseb. Noh, loomulikult ega Euroopa Liit ju kasutab ka AI-d. Siin meil on väike eelis, et me saame kiiremini rakendada ja teistele nagu järgi minna, aga noh, et sellega on nagu on. Aga jah, personaalne huvi. Lihtsalt, et ma tahaks oma tööd teha kiiremini, lihtsalt sellepärast mulle üldse ei meeldi oma töö, ma tahan, et see kiiremini läbi saab või ma tahan teha kiiremini, et ma saaks keskenduda detailidele ja teha teda paremini. Ükskõik kumb see on, AI võiks nagu abiks olla. Aga kuidas seda vaatad, et noh, see nüüd teeb sind, noh, sinu näitel on ju, teeb sind oluliselt produktiivsemaks, sa saad oma asjad paremini tehtud, sa nagu kogu see asi, aga see siis sõltub sellest, et need agendid seal sinu selja taga olevas masinas on ju toimetavad, aga see kõik sõltub sellest, et seal on noh, kuskil täna ikkagi enamus USAs olevad ettevõtted, 2-3 tükki on ju selles mõttes, kui nemad, nii nagu nemad seda drive'ivad, et sellest sõltub siis sinu produktiivsus, et kuidas nagu see kaalutlus nagu või lihtsalt riski võtmine. Sa kasutad ju vaata Google'it ja Microsofti, et see oli ammu juba nii, et see ei ole midagi muutunud. No nii palju on, et ütleme nii kaua kui, noh, ma ei tea, Excel minu arvutis on, nii kaua ma ikkagi, noh, ei sõltu liiga palju, ütleme Microsofti ärilistest otsustest lühikest perspektiivis versus noh, selle Open Cloud toimetamise sinu seal läpakas. Sa OneDrive'i ei kasuta või? Mitte väga aktiivselt, vist 2 faili seal kuskil on, aga noh, ma saan aru sinu mõttest, et neid on nagu selles mõttes, aga et see on nagu kraad nagu kõrgemal veel nagu see sõltub. Ei, tegelikult ma saan aru, mis sa mõtled ja ma olen täiesti nõus, et see on probleem ja ma olen viimase mingi aasta jooksul hakanud ennast distantseerima üldse Ameerika kaupadest, nagu mulle ilgelt meeldib McDonald's, nagu reaalselt mulle meeldib McDonald's ja ma ei ole, ühesõnaga sellel päeval, kui tulid tollid pärast seda, ma ei ole enam McDonald'sit söönud, ma ei joo Coca-Colat ja nii edasi, aga mul ei ole midagi teha. Mu arvutis on Ameerikas disainitud protsessor ja ma kasutan Google'it ja Facebooki ja Messengeri ja nii edasi. Noh, ma siin boikoteerin, ma olen suur aktivist, ma ei ole aktivist, et ma teistele, noh, nüüd ma räägin teistele, aga et noh, ma olen teinud selle otsuse, et ma seda asja, ma ei poolda ka hiinlasi, aga noh, mis ma teen, ostan endale telefoni, kus ei ole Hiina juppe või, et see nagu, ühesõnaga, boikoteerimisel on paratamatus ja siis valikud, eks ole, et kus ma saan valida, seal ma üritan valida nii, et ma olen nagu, noh, kuidas protektsionist, ja EU on minu lemmikriik põhimõtteliselt ja siis, aga kui ma, noh, kui on paratamatu, siis noh, midagi ei ole teha, eks ole, et noh, ma just mõtlesin nagu selle peale, et meil praegu veel nii nugade peal USA-ga ei ole, aga Trump ju mingi päev ütles Chevronile siin mõni aeg tagasi, et kuule, et sa ei tohi enam Venezuelas pumbata, lihtsalt, et kui sa seda teed, siis me paneme kõik kohe vangi. No ja siis nad keerasid tehase välja, aga kui nad nüüd ütlevad Microsoftile, et kuule, lükka korra seal EU-sse server lükka lüliti välja, üheks päevaks. Me anname sulle riigieelarvest, maksame selle käibe välja sulle, et see on see võimalus neil. See on päris võimalus ja et ühesõnaga, mida selle vastu teha, noh, ühesõnaga igaüks võib ise mõelda, mida selle vastu teha, kasuta Euroopa Liidu asju, aga ükskõik, mis Euroopa Liidu asi on, see, kui see on mingi digitaalne asi, siis noh, Euroopa Liidu protsessorivabrik või no meil on ASML, eks ole, kes teeb tegelikult protsessorivabriku nagu masinaid, eks ole, aga protsessorid no, tulevad Taiwanist, aga see, mis seal protsessori sees on, ikkagi tuleb USAst, eks ole.
aga et noh, ühesõnaga see on selline teema, millega peaks tegelema nagu noh, ütleme riigi tasemel ja EU tasemel, aga see nagu mingit noh, siin mul teeb ikka nalja, ega see teeme high computing cluster'i Eestisse või teeme Euroopa Liidus teeme ai mudelit ja nii edasi, et mis asja siis nagu, et USA-s kallatakse $1 trillion aastas sellesse ja siis me teeme ühe projekti, mille eelarve on 5 miljardit, et siis noh, nonsense. Kuskilt peab alustama. Jah, aga no see ei ole nagu tõsiseltvõetav, et noh, lihtsalt näitlikkuse mõttes, et kui noh, siin hiljuti rääkisin ühe inimesega oli, et ta hakkas koju minema minu juurest. See on 5 kilomeetrit, ta sõidab jalgrattaga. Et kui sa oled 5 meetrit läbinud, kui palju sul veel minna on? 5 kilomeetrit. Kui sul on vaja $1 trillion investeerida ja sa oled 5 miljardit investeerinud, kui palju sul veel on vaja investeerida? $1 trillion. Et selles mõttes, et okei, võtame 100 miljardit. Et me suhtume sellesse tõsiselt, aga noh, et ütleme, ma nagu ei näe, et me siin hakkama saame sellega, eriti kui meil sellised riigid on, kes siin otseühenduses Kremliga on, et anyway, et ühesõnaga, see on selline teema, et noh, on kurb, aga pidulik on, et sellega noh, ütleme ikkagi ainult valitsuse ja riigi ja EU tasemel saab sellega tegeleda. Ühesõnaga tuleb kasutada neid võimalusi, mis meil olemas on, vältida neid, mida me ei pea kasutama. Aga no, loomulikult, kui keegi kasutab praegust AI, noh kõikide nende AI tööriistade reeglites on see, et neid ei tohi kasutada konkurendi arendamiseks. Aga lööme sellele käega ja kasutame ikka, arendame Eesti AI või teeme EU AI, äge värk, eks ole, meil on Mistral teatavasti olemas Prantsusmaal, eks ole. Aga noh jah, et kes kasutab Mistrali igapäevaselt, et liiga palju neid inimesi vist ei ole. Aga meil hakkab saateaeg vaikselt läbi saama. Et kas meil on veel mingi teema näiteks, mida sa mõtlesid, et me katame või oleks tahtnud kindlasti ära mainida? Ma arvan, et meil sai nagu üldjoontes nagu asjad kaetud, et noh, teil selles nagu selles sisendis, mis te kirjutasite, on müük ja finantsid ja turundus ja arendus ja juhtimine ja nii edasi, et noh, tegelikult me kõiki neid puudutasime, et noh, ütleme hästi nagu kokkuvõtvas mõttes mina näen ikkagi seda, et AI on sul väga laia profiiliga spetsialist, ehk siis general intelligence juba peaaegu ja sa saad talle anda ülesandeid, delegeerida enda käest ära, leia need ülesanded, millest ta saab hakkama ja delegeeri need ära. Need, millega ta ei saa hakkama, neid sa lihtsalt küll ei saa delegeerida. Kirjelda endale mingid asjad, ma ei viitsi sellega tegeleda tüüpi asjad ja anna, tee mingi tekstifail, ütle AI-le, et kuule, tee see ülesanne, vaata, kus ta failib, võib-olla on nii, et kui sa natuke tuunid, siis sa saad juba täna hakkama sellega või saad mingi kasu. Kui täna ei saa, no ma praegu ootan, et teoreetiliselt võiks nagu Google'ilt tulla varsti mingi nagu normaalne uuendus, sellepärast ta on veits nagu kuidagi nagu võimaseks jäänud. Aga kellelt iganes see järgmine uuendus tuleb, noh OpenAI lubas, et nad hakkavad releasima iga kuu uust mudelit. Noh, see võib olla see, et nad lihtsalt teevad ühe muudatuse ja kirjutavad numbri suuremaks, aga võib-olla noh, äkki see läheb ka paremaks, eks ole. Sest tegelikult on OpenAI veits käru pealt maha jäänud, et Claude ja tegelikult isegi Gemini on paremad kui OpenAI üldises vestluses, samas OpenAI Codex on ikkagi praegu tõenäoliselt kõige parem progeja, eks ole. Anyway, et ühesõnaga minu soovitus on kas siis hobi ja lõbu pärast olla selle asjaga kursis või kui ilgelt ei huvita, siis lihtsalt otsusta, et kui ma ütleme, kui sa koliksid, ma ei tea, Prantsusmaale elama, siis sa pead selle prantsuse keele selgeks õppima, et olla viisakas inimene ja et su elu oleks hea, siis tee endale see ülesanne ja anna minna, et. Ühesõnaga, ärge kartke nuppe vajutada, minge proovige, vaadake, mis juhtub. Ega midagi väga hullu ikkagi juhtuda lõpuks ei saa. Aga kas meeldib või ei meeldi, seda saate küll teada. Täpselt nii. See on head sõnad lõpetamiseks. Just, et võtamegi sellega, siis paneme saatele seekord punkti alla. Väga tore vestlus oli, väga filosoofiat oli sees, oli praktikat sees, kõiki asju.
kuulajatele ja vaatajatele, siis saatke meile, võite iga kord saata teemasoovitusi, kellega te tahate vestlusi kuulata või mis teemadel. Võib liituda meie Discordiga ja pilte võib ka endiselt saata, vist ei ole ikkagi veel ühtegi pilti tulnud. Igatahes aitäh sulle, Priit, aitäh, Erik, et selle saate ära tegime ja teistele siis jälle kuulmiseni nädala pärast. Ja aitäh head aega ja aitäh, et kutsusite.